Tere, minu nimi Regina ja oma tänases postituses räägin ma meroteraapia ühest 7 baaselemendist, milleks on valu vabastamine ning ma teen seda kroonilise valu perspektiivist. Statistika andmetel kannatab umbes kuni 80% kogu selle planeedi elanikkonnast erinevate krooniliste valude all. Ning seega saab ilma liialdusteta öelda, et kroonilised valud on üks suuremaid terviseprobleeme maailmas üldse, millega inimesed igapäevaselt silmitsi seisavad ja mille all kannatavad. Ning niinimetatud tänapäevases või siis ka lääne meditsiinis on kroonilist valu üsna pikalt pigem valesti mõistetud ja ilmselt seetõttu sageli ka valesti diagnoositud. Ma toon lihtsalt näite, et kui minna seljavaluga arsti vastuvõtule ja seljavalu on kroonilistest valudest üks kõige sagedamini esinev valu üldse, siis üsna tavapärane protseduur, mis tehakse, on erinevates variatsioonides röntgenülesvõtted valutavast piirkonnast, millele siis tavapäraselt üsna sageli järgneb diagnoos kulunud lülisamba diskist või siis selle diski väljasopistumisest, mis siis mingil versioonil, mingis variatsioonis surub närvi ning sellest närvile surumisest tingitult siis me tunnemegi justkui meie füüsilises kehas valu, mis ei pruugi üldse vale olla. Aga Satyarth Pelakun, kes on siis meroteraapia looja, on viimased 50 aastat oma elust üsna pühendunult uurinud krooniliste valude seoseid ja valu avaldumise põhjuseid just füüsilise keha tasandil. Ning ta on oma uuringutega järeldanud, et valu on tingitud siis, et need on nagu tema järeldused, et valu on tingitud peamiselt just pehmetes kudedes, milleks siis on lihaskude, sidekude, nendes pehmetes kudedes olevate pingete poolt. Ning sidekude ise on, nii nagu nimigi ütleb, sidekude, ta seob ühtseks tervikuks kõik meie füsioloogilised struktuurid selles kehas. Temasse on mähitud absoluutselt iga rakk meie kehas, iga lihasrakk eraldi, nendest lihasrakkudest moodustunud lihaskiud omakorda eraldi ning nendest kiududest siis koosnevad lihaskimbud. Iga kimp eraldi on siis samuti mähitud sidekoesse ning sidekoes on 10 korda rohkem sensoorseid närviretseptoreid kui lihases endas. Ning Robert Schleip, kes on üks tänapäeva tunnustatumaid sidekoe uurijaid maailmas, on oma meeskonnaga välja arvutanud, et sidekoes on üle 215 miljardi sensoorse närviretseptori, mis teeb sidekoest kõige tundlikuma organi üldse meie kehas. Lisaks nendele sensoorsetele, ühed sensoorsed närviretseptorid, mis siis sidekoes on nociceptorid ehk et siis valuretseptorid. Seega, kui sidekoes on pinge, mis survestab selles olevaid sensoorseid valuretseptorid, siis tegelikult see pinge avaldubki kehas valuna. Ning väga harva või liiga harva saame oma arstidelt oma valule diagnoosiks pinges sidekoe või pingestunud sidekude. Ning valesti või ebatäpselt diagnoositud valu enamasti sellele järgneb siis kas vale või ebatäpne raviplaan, mis omakorda võib meis tekitada tunde, kus valu on justkui siuke lõputu taak, mis ei näe iialgi lõppevat. Nii et ja mis on nagu kroonilise valu juures veel üks huvitav fakt, seda küll siis Ameerika statistika baasilt, kuid siiski on see, et ligemale 40% ameeriklastest kannatavad igal ajahetkel mingisuguse kroonilise valu käes ning nendest 85% kroonilise valu all kannatajatest on diagnoositud väga sügav või raske depressioon. Seega valu pole üksnes mitte terviseprobleem meie füüsilise keha tasandil,
vaid ta on väga otseses seoses meie vaimse tervise ja heaoluga. ning seega, kui mõista seda omavahelist seost valu ja vaimse või mentaalse tervise vahel, on see mõistmine juba on pool ravi tervenemise poole. ning mereteraapias ongi fookuses valu vabastamine sidekoest, kaasates protsessi ka emotsioonid, nende teadvustamine kui üks võimalikest valu algallikatest ning seejärel nende emotsioonide vabastamine. Ma siinkohal loeksin ühe lõigu ette Gabor Mate raamatust Kui keha ütleb ei, ja ta kirjutab siin niimoodi, et harjumuslik emotsioonide allasurumine asetab inimese kroonilise stressi olukorda ja krooniline stress loob kehas ebaloomuliku biokeemilise keskkonna. Ning mereteraapias ongi väga olulisel kohal jõuda arusaamani, et mis on siis selle pinge või selle valu tekkimise sügavam juurpõhjus. Mis on see põhjus, mis tekitab pinget selles sidekoes, mis on see põhjus, mis survestab neid närviretseptoreid, tekitades seda valuaistingut. Ja see on see koht, mille tänapäeva meditsiin paraku väga sageli jätab just tähelepanuta, ehk ei vaadata sageli sellest füüsilisest sümptomist kaugemale, et mõista selle valu nagu päris algallikat, milleks väga sageli ligemale 80% juhtudest on seotud just allasurutud ja eiratud emotsioonidega. Ning samuti sellest samast Gabor Mate raamatust Kui keha ütleb ei, on ta siis kirjutanud valu kohta ka nii, et valu on võimas sekundaarne tajumisviis, mis hoiatab meid, kui meie primaarsed tajumisviisid on välja lülitatud. Ehk et valu tegelikult juhib tähelepanu, kui me oskame, tahame ja suudame seda märgata. Ning ta kirjutab veel, et kui sa ei pööra emotsionaalsetele signaalidele tähelepanu, siis su keha ütleb okei, siin on sulle mõned füüsilised signaalid. Kui sa ka neile tähelepanu ei pööra, siis sa oled tõesti suures jamas. Nii et need mitte tunnistatud, märgatud, allasurutud emotsioonid jäävadki siis meie kehasse kinni, sageli siis just pehmetesse kudedesse, sidekoesse, avaldades siis omakorda survet närviretseptoritele ja see on nagu see koht, kus siis keha väljendab seda kinnijäämist, pinget, allasurutust valuaistinguna. Ning Merr õpetabki läbi seanssi seda kõike märkama, seda kõike tunnetama ja teadvustama. Ja ta kasutab selleks siis erinevaid tehnikaid, et sidekoes siis pingeid vabastada ja nende vabastanud pingetega koos siis tegelikult hakkab pinnale kerkima ka erinevaid emotsioone, mis on meisse kinni jäänud, mis on sinna alla surutud ja me anname nagu siis läbi selle mereteraapia siis antakse tegelikult võimalus ka nendel emotsioonidel esile tulla, pinnale kerkida, teadvustada, märgata ja lõpuks siis need ka vabastada. Ning kui see protsess on edukas, siis tegelikult väga sageli kaob krooniline valu peale meie emotsioonide teadvustamist ja nende vabastamist meie füüsilise keha tasandil. Ning enese harimiseks on mul veel soovitus lugeda ühte väga head raamatut, mille pealkiri inglise keeles on Healing Back Pain ja selle autor on John E. Sarno. Ning see räägib, küll pealkiri on küll justkui seljavalust, kuid tegelikult see raamat räägib üldse kroonilise valu anatoomiast ehk et kuidas siis see krooniline valu meie kehas tekib, on see siis seljavalu, kaelavalu, õlavalu, mis iganes valu. Ning ta räägib, ta räägib nagu
sellest vaatevinklist, kuidas on võimalik siis neid kroonilisi valusid tegelikult ravida ilma igasuguste medikamentideta, ilma igasuguste operatsioonideta ning ilma igasuguste füüsiliste puudutusteta. See raamat on tegelikult saadaval ka eesti keeles, küll minu teada mitte meie raamatupoodides, kuid raamatukogudes siiski ja ma panen need mõlemad raamatu rekvisiidid siis ka selle postituse alla, et kui sul on huvi iseenda harimise mõttes rohkem aru saada või teada saada, siis võib-olla iseendas olevate valude põhjusi, siis need on need raamatud, mida ma siiralt soovitan sul lugeda. Et eneseharimine ja teadvustamine on tegelikult pool meie ravist. Nii et ma soovin sulle valuvaba päeva, valuvaba elu, valuvaba hetki ning mis iganes küsimus sul üles kerkis, sa tahad küsida, kas siis meerteraapia kohta, tervise kohta üleüldisemalt, mis on seotud siis füüsilise kehaga, mida sa tunned, et võib-olla ma oskan sellele vastata, siis pane oma küsimus selle postituse alla ja ma kindlasti võtan sinuga ühendust ning püüan sulle leida parima vastuse, mida mina oma tänase teadlikkusega oskan sulle anda. Nii et aitäh sulle selle aja eest, aitäh, et sa mind kuulasid, vaatasid ja soovin sulle päikselist kulgemist.